Uustalu on huvitav sellepärast, et seal on ilmselt Soomest toodud ait väga heas korras, täitsa kohe tipp-topp, väga hästi hoitud ja puussepana väga imetlusväärne taring ka selline, et on väga valitud palgid, sirge kasvuga, väga ilusasti seina varatud, nii et see nagu puussepatöö on üsna täpne. On huvitava nagu puhas nurgaga, millel on üks selline lisahammas, mida tavaliselt Eesti maastikul peaaegu üldse ei näegi. Et selles mõttes 10 aastat siin Eestimaa külades ringi kihutades jõudsin jälle selle aidani, et see on ainuke, mis ma olen nagu põllul leidnud. Ta võib-olla Lahemaal mõnes kohas veel leiaks, aga et see on üsna uskumatu hoone. Iseloomulikud aiapostid, et nagu eriti väravapostid. Et ka ajaloolistelt fotodelt näeme, et olid jurakad, et jäävad siukse ebaproportsionaalselt suured muljed, aga mis teha. Ega uhkus ei anna häbeneda. Et ta on andnud seda kompleksi kasutada ka filmivõteteks, võib-olla teate, Tuulepealne maa on siin õuel tehtud ja siis kui see laut maha põles, et siis küsis konsultatsiooni, et ikka autentsena taastada ja seda ta tegigi siin praegu selle laastuga siin ka. Et see on nagu selline tähtis ja pidulik ja väga esinduslik nurk, mida ta on siin kasutanud. Ja see on hästi huvitav, ma ei ole nagu ühelgi koolitusel, ma ei ole tegelikult seda teinud, see on üsna selline teistmoodi teadmine, selleks peaks mingi Soome palkehitaja siia meelitama, et seda asja nagu harjutada täiesti. Mis ta nimi on täpselt? Põhimõtteliselt see on puhas nurk, et ta on nagu lisahambaga äkki, ega siin kindlat väljendit selle kohta väga ei olegi. Kuule, tal on see lisahammas on ka siin sees olemas, nagu püstipidi. Et siin on see, väike on tolline hammas, mis siit seest vahelt natuke nagu paistab. Ehk siis nagu üks sammas, mis läheb niipidi ja siis teisena veel teistpidi ka. Siin põhimõtteliselt see nukakene on nagu tsibanõrkaks jääb, kui nagu palkmaa ehitada. Nii et kui see nagu üles raiumine oli, siis seda kõrgemat otsa hoiti hästi palju, sest ta on nagu, siit on puidukihud kõik läbi lõigatud, eks ole, ja siia otsa peale jääb selline väike nõdrakene kohakene. Et seda muljet avaldavam, et ta nagu tervena meile alles, kui ta meil Soomest toodud. Varamine on päris korralik nagu. Kui te vaatate, siis siit ikka takka järgi, siia veidikene saaks panna ja siia veidikene, aga ta on ikka päris kena tihe situatsioon. Tunduvad vist kuusepalgid olevat, väiksed sellised oksakohakesed, eks ole. Tundub, et ta on 15 sentimeetrit, selline korralik toekas palksein. Talupojad tavaliselt nagu natuke kavaldasid, et kui elumajale tehti 15 senti või 6 tolli, siis kõrvalhoonele pandi näiteks 5 tolli, mis on siis umbes 12,5 senti ja vahel on ka näiteks 4 tolliseid, 10 sendiseid seinaseid. Et selles mõttes on väga valitud materjalist ja väga esinduslik hoonekene. Siis tavaliselt nad on nagu tüvilatv-süsteemis, et on üks palk on, tuleb see nagu kahanemine ladva poole, siis teine palk pannakse selle peale, et siis ta on nagu tasakaalus. Tavaliselt peaks seda tegelikult sealt tagant seinast jälgima, et kuidas ta selle maja puhul on nagu tehtud. Palgid on ikka üsna sirgeks lõigatud, et ilmselt siis, kui seda valmistati, siis kui metsas puu kasvab natuke selliste jonksudega ja mõhkudega, siis siin on ta ikka üsna ideaalselt sirgeks voolitud. Et kui nagu Soome-Rootsi poole vaadata, siis nad näevad päris palju rohkem vaeva selle nagu palgi ettevalmistamisega, et kui sul on see metsast tulnud palk, mis on nagu äkki vähemalt ära kooritud või läheb koorimisele, siis kui koor maha võtta, siis nagu palgil on hästi palju selliseid ebaühtlaseid kohti. Ja tavaliselt nagu eeltööna võetakse need suuremad kõrgendused kõik maha. Meil on jäetud sisse, et mis sa tast tühjast raiud. Aga nagu teisel pool lahte on üsna sellist nagu sirgeks ajamist rohkem. Varajooned on kohe näha, kuidas on üsna ideaalsed sirged jooned igal pool. Seda meisterlikkust näitab natuke see, et kui seda raiumist alustatakse, siis on kogu aeg nagu väike selline kõrguste erinevus, et siis nurk püsib kõige paremini koos.
ja seesama nagu selline 10 või natuke vähem sentimeetrit erinevust püsib kenasti üles-välja. Ja siis on mingi väike konsoolikene jäetud siia lõppu nagu. Talasid ei paista, et kas siis talad on kuidagimoodi nagu poolde vinna tapitud või? Sest meil tavaliselt peaks nagu see talapähik välja tulema. Nagu sellise kõrgusega palgid näitavad, et siin on nagu olnud jõukas inimene, kes on endale lubanud sellise maja. Et noh, talumaastikud teinekord on ka sellisest nagu latist hooneid valmis tehtud. Noh, minu tööpõllus on siis juba narr on nagu hinnapakkumisi teha, et palju see maksma läheb, et seda korda teha. Et sellist on selles mõttes mõistlikum korda teha, sest palgiridasid on vähem. Aga kui sellistest palkidest on ehitatud, siis ma jäängi seda lappima.